on vangist pääsenu ees ja pootsmanil on tapja nägu ees, kuid laev on nuhke, istub kindlalt vees. Tahtsin rääkida sellest, kuidas pilliroost igasuguste asjade tegemine alguse sai. Alguse sai sellest, et ma kolisin Peipsi järve. Järveääres kasvab tohutu hulk pilliroogu, millega mitte midagi ei osata nagu peale hakata. Sisuliselt iga aasta pilliroog mädaneb sinna samma vette tagasi, toitaineid nagu välja ei tuua ja lõpptulemusena on see, et Peipsi järv, Lämmijärv ja Pihkva järv on kinni kasvavad järved. Pilliroo väljad võivad kuni 1 meeter aastas laieneda. Et siis nagu tekkis küsimus, et võiks nagu seda pilliroogu ikkagi järve pealt nagu natukene ära tuua ja kasutada teda millekskiks. Vahepeal saateks rääkida midagi pilliroost saab teha kõik. Eriti saab pilliroost teha paate. Iglu moodi indiaani telgi. Mina olen sellepärast, et Tartumaa Arendusselts ju rahastab kogu seda üritust. Tundub, et motivatsiooni jätkub. Me tulime vaatama, mis selle Euroopa Liidu rahaga tehakse. Kas paat tuleb ilus? Paat peab siis tulema selline, nagu on näha juures olevalt pildilt. Ja tuleb. Täna õhtul siis päädib kogu see üritus sellise... Täna õhtul Kristiina võib näha mind sellisena. Tervist, teil võidukad vähed! Kus see pilliroog siis lõigatud on ja millal? Külast nimega Varnja ja kevadtalvel. Sama raske töö. Aga tegelikult see on minu meelest küll hästi tore, et külapäeval on niimoodi sellised töötoad, on ju. Sääski ei ole üldse, see on ka väga positiivne. Võtta pilliroogu, kubu pilliroogu, siis tuleb ta asetada hellalt palkide vahele. Ka kubu, me oleme teinud neid ühtesid pikkasid kubusid tükki mitu juba ja keskelt ta peaks olema seotud, nii et ta püsiks. Väga palju odaga ei võtta, jah? Aga mis sa tead, et ei ole hea palju? Ei teagi. No niimoodi, et nad seoksid ennast üksteist ära, et selles mõttes oleks siuke... Jah. Nagu ma panen nüüd nii. Nüüd pane nii. Nii on hea mõte. Siina paneb nüüd nii. Ja. Ja siis keskele oleks vaja nattu veel. Paneme siia natuks veel. Võt siia. Paneme nüüd siukse jämme. Võt seda ma tahan, ma sain pildile selle, kuidas ühe mehe väel, kuidas see oli? Ja hakkasin uurima internetist ja igalt poolt, mis nagu mujal maailmas pilliroost nagu tehakse. Lisaks kütustele ja käsitööle jõudsin lõpuks ka Peru indiaanlaste juurde Titikaka järve peale, kus sajandeid juba elatakse pilliroost tehtud saarte peal, sõidetakse ringi pilliroost tehtud paatidega ja ongi elustiil, mis nagu põhineb pillirool ja mis on kujunenud väga suureks turismiobjektiks. Et sealt tekkis nagu mõte, et prooviks sellest Peipsi pilliroost siis teha ka. Et alguses nagu paadi, et vaatame, kas ta ujub ja kas on võimalik teha ja kuna keegi nagu nii ei osanud teha, et kogusime mingisuguse hunniku pilliroogu kokku, kutsusime sõbrad, tuttavad ja asjast huvilised inimesed ühel platsi peale kokku külapeo ajal ja hakkasime proovima, et võtsime internetist mingid pildid, et see asi peaks umbes selline välja nägema. Igaüks ütles oma mõtteid ja lõpptulemusena oli see, et me saimegi 4 tunni pärast mingi täiesti ujuva pilliroost kanuu ja endalegi ootamatult oli ta täiesti hästi vettpidav, täiesti stabiilne ja täiesti ringisõidetav, ütleme paats. Edasi läks asi nagu oma loomulikku rada pidi niimoodi, et osalesin Tartumaa Arendusseltsi poolt ellu kutsutud koolitusprogrammis uuenduste otsingul, kus siis inimesed oma ideedega proovisid nagu välja tulla ja neid arendada. Oli selline mõte, et teeme mingeid crazy'sid asju ja vaatame, mis neist asjadest saab. Algselt oli nagu plaan teha see paat, aga selle kursuse käigus sai see mõte nagu palju suurema kõlapinna, kui ma oleks nagu osanud oodata. Ja selle tulemusena on nüüd kujunenud välja Rooma projekt. Rooma sellisel kujul kõik, mis võimalik, on tehtud pilliroost
ööbimiskohad, telgid, tualetid, siis ujuv Pilliroo saar, selle sama Titikaka järve ja indiaanlaste näitel, needsamad Pilliroo paadid, millega ringi sõita. Inimesed saavad koha peal ise teha endale Pilliroost paadi, proovida oma tehtud asjaga sõita, tunda ennast nagu mõnusalt. Üritame siin 5 aasta jooksul valmis saada Koosa jõe suudmesse sellise Pilliroost sadama, kuhu saab siis tulla ka paatidega, ööbida Pilliroo saare peal, teha Pilliroost kõikvõimalikke käsitööd ja asju ja tunda ennast nagu natukene mõnusalt tsivilisatsioonist eemal. Seoses sellega on ka sellel kevadel maikuu 2 viimasel nädalavahetusel planeeritud selle Pilliroo saare ehitamise talgud, kuhu siis ootame kõiki huvilisi oma jõu ja nõuga appi, et me saaksime ka Eestisse oma ujuva Pilliroo saare ja oma Titikaka järve peal oma ujuvad paadid. Et vaatame, mis sellest mõttest tuleb ja üritame seda teha teie kõigi abiga, kaasates asjast huvitatud olevaid inimesi ja teha ta niimoodi talgute korras ise valmis. Sellest mõttest koorub midagi huvitavat ja saaks Rooma sama kuulsaks Eestis, kui on Soomaa. Maikuu 2 viimast nädalavahetust, 22-23 mai ja 29-30 mai. Et on võimalik sõita Tartust ka Jõmmuga kohale mööda Emajõge, päev otsa ehitada, süüa suppi, võtta talgutest osa ja pärast siis nagu sõita Jõmmuga ja Tartusse tagasi. Kes Jõmmuga tulla ei saa või ei taha, saab ka tulla mööda maad, sõita Varnjasse, jätta oma auto või transport kordoni juurde, Varnja kordoni juurde ja tulla jala Rooma ehitama. Siis plaanid on. Tauno, võtad otsud ära jala. Kõrval me näeme praegu siis veel rõõmsat paadimeest, kes on kogukonna poolt välja valitud esimene julge, kes selle paadiretke siis ette võtab. Pärast Titanicut ja Estoniat ei ole sellist ettevõtmist olnud, kus oleks sellist julget kohale tulnud. Lühidalt rääkida selle reisi eesmärgist, siis tuua tuli. Siis on just nimelt, et praegu on see laulupeo tuletoomise aeg ja siin teeb siis Koosa vald oma sellise debüüdi tuletoomise alal. Ja sellest on siis kujundatud ka need otsad sellele paadile. Ja sõidabki! Ei ole võimalik. Kaldasse ka pärast peate päästma. Täna õhtul siis päädib kogu see üritus sellise... Täna õhtul vist Tiina võib näha mind sellist. Läbi meie lae, sälgavad kübarad ja maksab lael. Ja kui siis trümm riskib minna meil, on viskivaadid ammulida ees. Ameerikas, kui satume me läbi, ei tunne hirmu ega tunne häbi. Ja jälle kiire tee on minna trümmi, et maitsta kanget tubakat ja rummi. Siis töölätas tagastid ära seal, 7. laul käib trümmi põhjal peal. Kuid vaikselt, et ei kostaks ühtki hääl, sealt ikka